Tere! Mina olen Smarti, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse maskott. See siin on meie Jõhvi maja. Õppimine toimub siin eesti ja vene keeles. Lubage, ma tutvustan teile meie maja, enne kui siin askeldamine lahti läheb. Kui soovite inimesi ilusaks teha, siis on teie koht siin. Siin saate teada kõik juuksurite salanipid, alates juukse hooldusest kuni põnevate soengite tegemiseni, mis on võrdväärsed kunstiteostega. Juuksuri eriala võib valida pärast 9. klassi lõpetamist. Selline võimalus on ainult meie koolis. Meil on oma juuksurite õppesalon La Beauty, kus te võite tööpäevadel teha väikese tasu eest juukselõikust, värvimist ja ka palju muud. Kas te teate, et juustes on palju erinevaid keemilisi elemente, isegi kulda? Ilmused rõivad ja kaunid käsitöötooted. Siin õpitakse kergete rõivaste rätsepaks. Tänapäeval on tüdrukute rõivaste traditsiooniline värv roosa ja poistel sinine. Aga kas te teadsite, et eelmise sajandi alguses oli kõik vastupidi? Ehk siis sinine värv oli pastelltoonides, aga roosa mehekas. Kas teile meeldib maitsvat süüa? Kui jah, siis tuleb teil kindlasti külastada meie õpperestorani La Formin. Siin saate süüa mitte ainult maitsvaid, vaid ka väga tervislikku toitu. Meil on lai valik erinevaid roogasid. Isegi üllatab see ka kõige norivamat gurmaani. Kõik road, mis restoran pakub, on koka eriala õpilaste meistrite töö. Mega maitsev. Ainult kokk võib karistamatult kõike sisse soolata. Aga kui tõsiselt rääkida, siis selgub, et kõrge süsinikusisalduse tõttu võivad teadlased isegi maapähklivõist teemante valmistada. Köögist saab mitte ainult maitsvat süüa, seal võib toidu kohta nii palju huvitajaid teada saada. Abi, koguke raskesti haavatud, ta kaotas palju. Tainast, pagar, on siin pagar? No nii, olen kindel, et aimasite kohe. Oleme pagaritel külas. Kas tunnete seda lõhna? Vanill, šokolaad, värske küpsetis. Siin valmistavad õpilased mitmesuguseid maiustusi. Kas te teate, et ainuüksi šokolaadi lõhn vabastab pingetest ja rahustab närve? Telefoni kasutamine on siin rangelt keelatud. Nii hea, et ma mobla koju unustasin. Vau, milline varustus, võib ainult kadestada. Siin võib kõiki puussepatöid teha. Ja siin on meil meistriõppetuba, mis on maksimaalselt lähedane päris tööstuse tingimustele. Vaadake, kui palju pinke siin on. Hiljaaegu sain teada, et on olemas ruudu puurimise puur. Seda nimetatakse Relo kolmnurgaks. Selle ikkagi tegi? Nii ilus. Kindlasti meie ehitusviimistleja erialaõpilased. Selles laboris õpivad nad ruumiviimistluse tehnoloogiat täissuuruses maja. Siin ehitavad nad erinevate erialade õpilased päris maja. Tõesti huvitav. Saab Porsche keeta. Siin keevitatakse metalli kokku. See on keevituslabor, kus õppeprotsessi kõrval toimub mainekas Viru Velder. Sel aastal saavutas meie meeskond esimese koha. Meil on super hea ettevalmistus. Mis loom siin trellide taga on? See siin on meie keevitusrobot, mida saab programmeerida, nii et teeb kõik teie tööd kõrgeima täpsuse ja kvaliteediga. Kas teile meeldib keemia? Meie asume praegu instrumentaalanalüütilises laboris. Selles laboris tegutsevad laborandi erialaõpilased ja keemiaprotsesside operaatorid. Kui palju on siin erinevaid kolbe.
Mida te arvate, mis on kõige tähtsam keemia õppimisel? Kindlasti ära limpsi kunagi lusikat peale keemiakatset. Kas te teadsite, et Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on ainuke kool Eestis, kes pakub peale 9. klassi õpet mäetööstuse valdkonnas? Siin on mäemasinate simulaatorite klass, kus saab harjutada tööd igasuguste mäemasinatega, alustades traktorist ning lõpetades suure ekskavaatoriga. Lisaks saate õppe käigus endale B-kategooria juhiload. Kuidas tekib internet ja kuidas töötab Wi-Fi? Kuidas panna endale kokku arvuti? Kes ja kuidas loovad uued äpid telefoni jaoks? Juhul, kui teid huvitavad vastused nendele küsimustele, tuleb teil tulla siia IT ja multimeedia valdkonna õppesse. Maailm töötab elektriga, seega pole vahet, kuhu te lähete. Pädev elektrik on alati nõutud spetsialist, aga siin teevad elektrotehnika ja elektroonika õpilased praktilisi harjutusi. Siin te näete linna veevarustusprotsessi miniversioonis. Siin teevad praktilisi harjutusi automaatiku erialaõpilased. Aga siin puhkavad õpilased vahetundide ajal. Aasta jooksul toimuvad siin igasugused erinevad üritused. Detsembrikuus näiteks toimus siin Viru jõululaat. Varsti on suvi ja mina lähen ägeda jalgrattaga sõitma. Vot selle ratta valmistasid keevitaja erialaõpilased mulle. Tänan teid, et olite koos minuga. Mina olen Smarti ning rõõmustan väga, kui näen teid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses. Liituge kindlasti meie sotsiaalmeedia kanalitega. Esitage ka küsimusi. Peatse kohtumiseni!